Tiiu. Võtan rõõmuga järje üle ja ütlen teile kõigile soojad tervitused siia lumisesse Eestisse ja tervitused tulevad teieni Pärnust. Meil lund maas ei ole, et see on ikkagi suvelinn, suvepealinn siin, eks ole. Aga mul on väga-väga hea meel täna teiega siin digilõunal kohtuda ja rääkida ühel päris keerulisel ja tõsisel teemal. Ehk siis me räägime täna küberkiusamisest. Ja need teemapunktid, mida ma olen tänasesse digilõunasse kaasa võtnud, on just kokku korjatud mõeldes selle peale, mida üks õpetaja võiks küberkiusamisest teada. Me kasutame tänases digilõunas ka slaide ja just eelnevalt tegin ka Tiiuga kokkuleppe, et tänased slaidid jõuavad hiljem koos järelvaatamise võimalusega ka teieni. Et slaidides mul on lisatud ka mõned lingid lisaallikatele, et siis saate sealt minna mugavasti edasi otsima. Aga jagangi siis teiega natukene seda pildivaadet ka, mis siis aitab moel või teisel meie mõttekäike iseloomustada ja ilmestada. Minu palve teile on selline, et kasutage julgesti chatti, et jagage chatti oma mõtteid, oma küsimusi ja ma käin vahepeal siis seal piilumas, mis chatis parasjagu toimub. Ja niimoodi katsume siis sellest ühisest tundist võtta maksimumi. Küberkiusamine. Võta praegu mõni sekund ja mõtle, mida sina praegu küberkiusamisest mõtled? Mis see sinu jaoks on? Meil kõigil on võib-olla mingisugune arusaam sellest, mis võiks olla kiusamine. Me oleme ilmselt kuulnud, et küberruumis toimub ka kiusamist. Ja mõned meist võib-olla on sellega moel või teisel ka kokku puutunud, kas siis õpilaste kaudu, omaenda laste kaudu või tegelikult ka ise pihta saades, sest ka meie Kiusamisvaba Kooli sihtasutuse lauale on jõudnud lugusid, kus küberkiusamist kogevad ka õpetajad. Mina olen Kristiina Treial ja tulen teie juurde Kiusamisvaba Kooli sihtasutusest. Sihtasutusest, mis juba üle 11 aasta toimetab koostöös Eesti koolidega eesmärgiga aidata koolides kiusamist vähendada ja sealhulgas ka küberkiusamist. Ja küberkiusamine on olnud meie meeskonnas sellel aastal ka natukene rohkem fookuses kui tavaliselt. Ühelt poolt see on kasvav probleem. Me oma Kiusamisvaba Kooli uuringutes näeme seda, et küberkiusamise kogemist pigem on aasta-aastalt järjest rohkem. Ja teiselt poolt meil oli just 7. märtsil päris põnev suur üle-eestiline konverents küberkiusamise teemadel. Ja seda konverentsi on teil võimalik ka kõigil meie kodulehel järele vaadata, kes ise seda siis kas koha peal või online'is ei jälginud. Seal on päris palju praktilist ka nii õpetajale kui lapsevanemale. Aga millest me siis räägime, kui me räägime küberkiusamisest? Kas küberkiusamine on lihtsalt üks kiusamise alaliik või see on midagi päris kvalitatiivselt, sisuliselt erinevat? Kiusamise puhul me räägime ennekõike olukordadest, kus toimub ühe või mitme inimese poolt teiste inimeste kahjustamine. Tehakse haiget, lõhutakse esemeid, inimese keha või ka tema hinge. Ehk siis toimub kahjustamine ja see võib võtta väga erinevaid vorme. See kahjustamine ei toimu juhuslikult, ei toimu kogemata, vaid need haiget tegevad teod on tahtlikud. Need solvangud on öeldud tahtlikult, ähvardamised on tehtud tahtlikult, grupist väljatõrjumised on tehtud tahtlikult. Ja seda ei juhtu mitte üks kord, ehk siis meil võivad olla ühekordsed tülid ja kaklused, aga see ei ole veel kiusamine. Kiusamisest me räägime siis, kui need asjad on tehtud korduvalt. Ehk siis hästi lihtsalt öeldes, kiusamine võib-olla tundub selline kohati eesti keeles küllalt pehme sõna, et mis sa kiusad mind või ära kiusa, et see tundub kuidagi selline asi, mida lapsed kogu aeg omavahel teevad. Aga kui me vaatame natukene just seda poolt, mida teadlased
ja psühholoogid ja kiusuennetajad kiusamise all mõtlevad, siis hästi lihtsustatult öeldes on see sisuliselt korduv vägivald. Ja korduv vägivald veel sellises keerulises olukorras, kus see, kellele haiget tahtlikult tehakse, on kuidagi ebavõrdses olukorras, tal on mingil põhjusel keeruline ennast kaitsta. Kust see jõudnud ebavõrdsus kiusamisse tuleb? See tuleb sellest, mis on nii-öelda kiusamise sotsiaalne funktsioon. Ehk siis miks kiusamine tuleb, on sageli seotud sellega, et grupis on siis kas õpilased, lapsed ja tegelikult ka täiskasvanud, kellel on mingil põhjusel suurem vajadus tunda ennast olulise tähtsana, tunda võimu teiste inimeste üle. Ja siis mingites puhkudes valitakse selle võimu saavutamiseks mitte sellised toredad ja positiivsed tunnustust toovad tegevused, mida on tegelikult võrratult keeruline teha, vaid minnakse mõnes mõttes lihtsama vastupanu teed ja võetakse siis vägivald võimu võtmiseks ehk siis kiusamine. Ja selleks, et olla edukas kiusaja, on tarvis valida endast nõrgemal positsioonil olev inimene, kas ta on siis füüsiliselt nõrgem, nadimate sotsiaalsete oskustega või ta ongi üksildasem, ebakindlam, ärevam ehk ta on haavatavam. Ja see nii-öelda kannatava osapoole nõrkus on see, miks üldse kiusamine saab olla edukas ja miks tegelikult kiusamine ka väga ära lõppeda ei saa, sest kannatav pool, tal on endal väga raske sellest olukorrast välja tulla, väga raske kiusamist peatada. Nüüd, kui me räägime küberkiusamisest, kas küberkiusamine on ka tahtlik korduv kahjustamine olukorras, kus kannatajal on ennast keeruline kaitsta? Selle üle küberkiusamise uurijad vaidlevad. Et on neid käsitlusi, mis ütlevad, et kõik need punktid tegelikult kehtivad ka küberkiusamise puhul. On neid, kes ütlevad, et küberkiusamine, seal võivad olla ka vähem tingimusi selleks, et küberruumis toimuv oleks piisavalt kahjustav. Ja mis võib-olla siin mõned eripärad on, mida tasub meeles pidada, on see, et see kahju, mis küberruumis võib sündida, võib olla päris hoomamatu. Ühelt poolt see võib väga tugevalt kahjustada inimese sotsiaalset mainet, tema suhteid näiteks. Kui ikkagi väga alandav meem tehakse kaasõpilasest ja see sotsiaalmeediasse paisatakse, siis selle mainekahjuga on noorel inimesel päris keeruline toime tulla. Lisaks sellele võivad need kahjud võtta ka hoomamatud mõõtmed, ehk siis kui see kahjustav sisu, mis tehnoloogia vahendusel on siis avalikkuse ette paisatud või suhtlusgruppidesse paisatud, läheb nii-öelda viraalseks, ehk siis hakkab kontrollimatult levima, seda jagatakse edasi ja jagatakse edasi täiesti võõraste inimeste poolt. Et tegelikult kannatavuse puhul ei pruugi omada enam aimu, et kes kõik teda kahjustavat sisu nüüd näevad, kes kõik temast nüüd selle võrra teisiti hakkavad mõtlema ja see mõju või tagajärg võib jõuda temani tagasi ka aastaid hiljem. Me ei tea, millal ja kus see jälle välja võib kerkida. Mis on veel keeruline, on see, et lisaks sellele, et meie sotsiaalne tervis võib kahjustada saada, meie maine, meie suhted, mõjub küberkiusamine väga laastavalt ka vaimsele tervisele. Aga sellest me kohe järgnevalt ka räägime. Küberkiusamise puhul üks asi, miks vahel noored võtavad küberkiusamise tegemist väga kergelt, on see, et see tundub anonüümne või siis pseudonüümne. Ehk siis ma saan teha või tehakse teisele haiget niimoodi, et omaenda identiteeti ei paista välja. Ollakse varjunimede taga, üldse kasutatakse pseudonüümi anonüümne, ehk siis tehakse asju ilma oma nimeta ja oma näota. Ja selline teisest inimesest distantsil olek annab aeg-ajalt sellise tunde, et ühelt poolt minu enda isiklik vastutus minu tegude eest on vähesem, see hajub, ehk siis anonüümsena tehakse hullemaid asju. Ja kui teine inimene ikka on minust eemal, siis on väga kerge ka kiusajal mõelda teisest inimesest kui mitte inimesest. Ehk siis nii-öelda dehumaniseerida see teine inimene ja mõelda temast kui mingisugused kättemaksu märklauast või millestki sellisest, kellel ei ole võib-olla tundeid, ehk siis neil on kergem distantseerida ennast oma tegude tagajärgedest.
Küberruumis toimuva kiusamise puhul hästi tõsine probleem on ka see, et katsu seda peatada. Ehk siis, kui ikkagi teine inimene sulle tuleb vahetult, ütleb halvasti või on need füüsilised konfliktid, et siis, kui sa ikkagi sealt keskkonnast välja saad, eemale saad ja enam selle inimesega kokku ei puutu, siis nii on, eks ole. Aga küberruumis on niimoodi, et öeldakse, et mis kord internetis, see seal igavesti. Et kui on ikkagi nüüd inimese kohta kahjustavat sisu internetti postitatud, siis isegi kui need inimesed, kes seda sisu on postitanud, selle uuesti alla võtavad, ära võtavad, kui see sisu on ikkagi juba levima läinud, siis me tegelikult ei tea, kes seda kuhu juba jaganud või salvestanud on ja kõiki neid asju ei pruugigi netist enam kätte saada. Ja see tähendab seda, et on olnud juhtumeid, kus ka kahjustav sisu, inetu pilt, inetu postitus jõuab inimeseni tagasi ka aastaid hiljem ja kisub uuesti need haavad lahti, mis see kunagi alguses on tekitanud. Mis on võib-olla väga tõsine probleem seoses küberkiusamisega on see, et kui sa näiteks koolimajas füüsilisi pingeid või halvasti ütlemisi või seltskonnast väljatõrjumisi veel kuidagi saad märgata, siis küberkiusamine, eriti laste ja noorte vahel toimub küberkiusamine, on ikkagi täiskasvanute eest väga varjatud. Ja täiskasvanutele saavad need juhtumid reeglina teatavaks alles siis, kui noored ise tulevad rääkima, kui nad tulevad abi paluma näiteks. Aga siin on taga terve suur problemaatika, sellepärast et lapsed üleüldse ei kipu väga palju kiusamisest rääkima. Ja siinkohal ma soovitan väga järele vaadata ka meie küberkiusu konverentsil olnud kahe väga vahva noore inimese ettekannet noorte vaatest küberkiusamisele. Desiree Pärnsütevaka humanitaargümnaasiumist koos Karola Kuldsaarega Saaremaalt avasid seda, mismoodi noored ise näevad küberkiusamist, kui tõsiseks nad seda peavad. Ja kuidas nad tajuvad seda, et millal ja kas ja kuidas üldse minna täiskasvanutelt abi küsima ja mida nad tegelikult vajavad täiskasvanutelt selleks, et abi saada. Nii et seda ma soovitan teil kindlasti järele vaadata, et link on siin tänastes materjalides olemas ka. Mis tähendab seda, et küberkiusamisele jälile saamiseks on väga väärtuslik võti see, kui on täiskasvanul usalduslikud suhted lapsega, oma õpilastega, õpetajal, lapsevanemal oma lastega. Muidu on nii, et lapsed võivad aastaid kannatada, minna päris katki, ennem kui üldse mingit aimu hakkame saama, et küberkiusamine on toimunud või toimumas. Samas positiivne pool, kui üldse saab niimoodi rääkida küberkiusamise puhul, on see, et erinevalt kõigist teistest kiusamise vormidest on küberkiusamise puhul võimalik väga lihtsalt saada ja koguda asitõendeid. Ehk siis, kui on tarvis kiusamise peatamiseks kasutada õiguslikke vahendeid, siis nii veebipolitseil kui näiteks ka targalt internetis kodulehel on väga kenasti ära kirjeldatud kõik sammud ja nõuded, mismoodi siis seda kahjustavat sisu peaks salvestama, et seda saab hiljem kasutada asitõendina ja selle abil siis kiusamist peatada või kaitset otsida. Ehk siis küberkiusamine on kiusamine, mis toimub tehnoloogia vahendusel. Näiteid, mida me siia tuua saame, on väga erinevaid, alates siis haiget tegevate kommentaaride kirjutamisest, halvustavate piltide, videode ja meemide tegemisest ja levitamisest, erinevates veebimängudes ja foorumites gruppides inetult suhtlemise kaudu või väljatõrjumise kaudu kiusamine, kusjuures väga sageli me isegi ei tule selle peale, et näiteks Robloxis või erinevates online mängukeskkondades ka toimub päris karmi kiusamist. Aga on ka näiteks sellised asjad nagu libakontode tegemine, mis tegelikult on juba õigusrikkumine või siis ka näiteks teise isiku andmete levitamine halva tegemise eesmärgil. Selle kohta on üks eraldi nimetus, isegi on doxing. Ehk siis kui näiteks sotsiaalmeediasse riputatakse üles mõne lapse isiklik aadress või telefoninumber või meiliaadress ja üleskutsega, et andke tuld, et siis see on väga halb asi. Ja neid vorme on veel, et nii palju, kui on erinevaid suhtlemisviise, suhtlemiskanaleid, nii on tegelikult ka võimalusi
neid asju kurjalt kasutada ja teist kahjustada ja haige teha ja kiusata. Mis on probleem? Et seda ka noored meie küberkiusu konverentsi ettekandes ise ütlesid välja, aga meie enda meeskonnas on olnud ka pikemat aega see hüpotees, et kui me vaatame kiusamise erinevate vormide esinemissagedusi, siis erinevaid tavapärase kiusamise vorme õpilased raporteerivad, et nad kogevad oluliselt rohkem kui küberkiusamist. Ehk siis küberkiusamise protsendid on alati oluliselt madalamad. Et enne Covidi aega jäid need kuskil sinna 3–4% kanti. Oli siis neid õpilasi, kes ütles, et mind on viimasel paari kuu jooksul küberkanalite kaudu kiusatud. Nüüd Covidi järgsel ajal on need protsendid 2–3-kordistunud ehk siis vahemik 6–10% isegi. Aga miks see nii, samas nagu kui kuulata erinevaid lugusid, siis tundub, et küberkiusamist on tegelikult väga palju. Ja üks hüpotees, mis meil on olnud, on see, et tegelikult noored väga hästi ei taju, kus on piir tavapärase normaalse suhtluse ja kiusamise vahel. Ja seda ka noored ettekannes ise kinnitasid. Ehk siis kohati tundub, et selline halvustavate, inetute sõnumite saatmine on selline norm ja kui sulle ei meeldi, siis oled ise nõrk. Et see ei ole kiusamine, kannata ära, et seda ju teevad kõik. Ehk siis mingites kontekstides on selline halvasti ütlemine normaliseerunud ja see on väga ohtlik. Ja see nihutab meie suhtluskultuuri mitte väga tervislikku suunda. Ehk siis see on nüüd see koht, kus ka meil vaja ennetustöös väga selgelt aidata noortel mõista, et mis hetkel me tegelikult räägime juba kiusamisest ja kiusamisest kui nähtusest, mis inimest tõsiselt kahjustab. Iseeneslik regulatsioon seal väga hästi ei toimi. Nüüd nende erinevate näidete juures ma juba ka korra vihjasin, et teatud hetkedel võib osutuda küberkiusamine ka õigusrikkumiseks. Ja siin on mitmeid näiteid. Ja need võivad olla nii tõsised rikkumised, kus võib oodata karistus isegi rahatrahvist kuni lausa vabaduse kaotuseni. Näiteks libakontot võidakse tõlgendada või pidada teise inimese identiteedi ebaseaduslikuks kasutamiseks. Kui sa ikkagi teed teise inimese nime ja näoga libakonto ja seda kurjasti kasutad, siis see on ebaseaduslik. Samamoodi võib küberkiusamise hulgas esineda väljapressimist, mis siis võtab näiteks sellise vormi, kui tehakse kellestki alasti pilte või jagatakse alasti pilti ning seda hiljem siis kasutatakse avaldamise ähvardust, et saada mingisugust raha või muid hüvesid selle eest. Ja igasugust teise inimese isiku tema tehtud piltide loata levitamist nimetatakse autoriõiguste rikkumiseks. Ehk siis kui võetakse näiteks sinu sotsiaalmeediakontolt sinu tehtud pilt, tehakse sellest meem ja see tekitab sulle kahju, siis tegelikult on rikutud sinu kui selle pildi autori õigusi. Ja selle eest on võimalik otsida õiguskaitset. Nüüd, üks teema, mida alati ka küberkiusamise puhul arutatakse, on see, et aga võtame lastelt telefonid käest ära või ärme laseme neid nendesse sotsiaalmeediakeskkondadesse, kus siis kiusamine toimub. Aga see tundub olevat rohkem selline džinni pudelisse tagasi toppimise püüe. Ehk siis kui kuulata, kuidas noored ise räägivad oma suhtlusest, suhtlusvajadusest, suhtlusnormaalsusest, siis sotsiaalmeediakanaleid on praeguseks hetkeks noorte suhtluskeskkonna lahutamatu osa. Ja telefoni käest äravõtmine küberkiusamist selles suhtes ei peata, et varem või hiljem nad jõuavad telefoni tagasi. Ja teine asi, mida me uuringutest teame, on see, et väga harva piirdub kiusamine ainult küberruumiga. Ehk siis väga sageli on küberruumis toimuv kiusamine moel või teisel peegeldumas ka koolikeskkonnas, kas siis niipidi, et koolis toimuv kiusamine jätkub küberruumis või siis küberruumis alanud kiusamine toob kahinaid järelmeid ka koolikeskkonda ja koolisuhetesse. Ja kuna see sotsiaalne reaalsus noortel on selline, et ilma küberruumis ja sotsiaalmeediast toimetamata nagu kuidagi ei saa, siis on ka erinevad sotsiaalmeediakanalid püüdnud omalt poolt võtta kasutusele erinevaid turvamehhanisme, mis võiks aidata küberkiusamist ära hoida või seda ka siis peatada. Et siia slaidi peale ma tehisaru abiga
lõin ühe maatriksi erinevatest enam levinud sotsiaalmeediakanalitest. See kõige esimene, see Facebook, pigem on selline vanainimeste kanal juba tänaseks päevaks. Aga see näitab neid erinevaid võimalusi, mida siis sotsiaalmeedia platvormid on püüdnud ise ka nii-öelda oma keskkonna eest vastutust võttes luua. Et ühelt poolt vanusepiirang on seatud, aga iseasi, kui palju sellest vanusepiirangust lapsevanemad ja lapsed ise kinni peavad. Kõige tõhusam meede on erinevad blokeerimise võimalused ja raporteerimise võimalused, kui keegi ikkagi tuleb inetuid ahistavaid sõnumeid postitama sinu sotsiaalmeedia lõime, et siis see blokeerimine ja raporteerimine on esimesed asjad, mida teha. On kanaleid, kus toimib ka AI modereerimine, ehk siis tehisaru jälgib sõnumeid, mida seal postitatakse, aga seda on ka uuritud, et kui tõhusad need on ja mida me teame, on see, et kui on ikkagi sellised otse inetult ütlemised, inetute sõnude ja roppuste kasutamised, siis need filtreerib kenasti välja. Aga kui ikkagi öeldakse läbi lillede inetult ja solvatakse nii-öelda ilusate sõnadega, siis seda tehisaru reeglina üles ei leia. Ja eesti keele probleem on muidugi ka veel täiendavalt. Aga neid erinevaid võimalusi, mida need kanalid on püüdnud luua, on mitmeid, aga ilmselgelt nendest ei piisa. Mida meie siin täiskasvanutena teha saame, nii õpetaja kui lapsevanema vaatest, on see, et me õpetame ühelt poolt lapsi seadma endale turvalisi privaatsusseadeid sotsiaalmeedias. Ehk siis me saame ju piirata seda, kes meie kontol olevaid postitusi näeb, kas see on siis selline nii-öelda oma sõprusringkond ainult, ehk seda on nii-öelda avaliku sotsiaalmeedia platvormi, mida väiksem laps, seda vähem igal juhul kasutada, et piirata väga seda suhtlusringi seal. Teine asi on ikkagi hoida kinni vanusepiiridest, kui vähegi võimalik on. Ja ka õpetajana, et on ikkagi lugusid, kus näiteks juba 3.–4. klass, rääkimata siis 1. klassist, juba hakatakse Snapchatis näiteks klassigruppi looma selleks, et oleks kiire ja mõjus suhtluskanal. Et see on nagu see koht, kus ka siis õpetaja saab lapsevanematega koostööd teha ja öelda näiteks, et Snapchati vanusepiir on 12 või 13+ ja teeme niimoodi, et praegu me kasutame siiski neid kanaleid, mis on eakohased ja need on enamasti siis kooli enda ametlikud e-suhtluskanalid. Aga mida me kindlasti veel teha saame, on see, et õpetada blokeerimist ja raporteerimist. Ja kas või selleni välja, et proovida seda koos siis nutiseadme abil tunnis läbi teha. Nii et neid võimalusi on. Kui palju veel küberkiusamist umbes on? Et seda on päris pikkade aastate jooksul Eestis erinevates uuringutes ka uuritud ja kaardistatud. Ja üks selline uuring, millele ma siin hea meelega viitan, on kooliealiste laste tervisekäitumise uuring, mis Eesti laste hulgas olevat kiusamist on tegelikult hinnanud juba viimased 30 aastat. Küberkiusamist küll oluliselt lühemat aega, aga siiski andmed on olemas. Ja mida me teame nüüd kõige viimasest uuringust, mis oli 21-22 õppeaastal, siis selles raporteeris ligi 1/5 11–15-aastastest õpilastest, et nad on korra kuus kogenud küberkiusamist. Et see selline nagu üks kord. Ja päris sellist korduvat kroonilist küberkiusamist on kogenud 7% õpilastest. Ja ise teiste küberkiusamist tunnistas 14%. Erinevalt tavapärasest kiusamisest küberkiusamise näitajad vanusega ei vähene. Ja erinevalt tavapärasest kiusamisest on tüdrukute hulgas rohkem kannatajaid kui poiste hulgas. Tavapärast kiusamist on poiste hulgas rohkem ja poiste hulgas on rohkem tegijaid. Oluliselt rohkem tegijaid. Ja kuna kooliealiste laste tervisekäitumise uuring hindas olukorda ka 2018 aastal, siis me näeme, et võrreldes 2018 aastaga on ikkagi päris mitu protsendipunkti küberkiusamise kogemist rohkem. Ja seda näitavad uuringud üle maailma, et viimase 5 aasta sees on toimunud, või isegi 10 aasta sees on toimunud oluline küberkiusamise kasv. Ehk siis see on põhjus, miks tasub sellest eraldi rääkida, seda rohkem eraldi järjest fookusesse võtta. Nüüd, kui tavapärase kiusamise puhul hästi oluline teema on mõista selle kiusamise sotsiaalset arhitektuuri selleks, et tõhusalt sekkuda ja seda tõhusalt peatada ja tegelikult tõhusalt ka ennetada,
siis üks hästi mõjus ja praktikas hästi abistav käsitlus on kiusamisega seotud rollide teooria. Ehk siis, kui meil on grupis kiusamine, siis selles grupis absoluutselt igal osapoolel on roll, tahab teda või ei taha. Et on inimene, kes saab pihta kahjustavate tegudega, seda me nimetame siis ohvriks. On need, kes siis tekitavad kahju ehk siis kiusajad ja kiusajaid sageli ei pruugi olla üks, vaid on reeglina mitu ja mitu ka selles mõttes, et lisaks kiusajale, kes ise aktiivselt võib-olla kahju tekitab, on temal taustal olemas mitu toetavat gruppi. On vahetult kiusaja abilised, kes siis teevad samu asju, laiendavad, otseselt assisteerivad, valvavad nurga peal, et täiskasvanu ei tuleks, tavalises koolikeskkonnas näiteks. Ja on julgustajad, kes siis õhutavad ja kiidavad takka. Ja kui me vaatame nüüd küberruumi, siis kiusaja on näiteks see, kes teeb siis selle kahjustava postituse, selle meemi näiteks või videoklippi ja paneb selle sotsiaalmeediasse üles. Kannataja on siis see, kelle kohta seda tehtud on ja siis abilised on need, kes võib-olla aitasid seda filmida, aitasid seda üles panna, aitavad seda edasi jagada ja julgustajad on siis need, kes seda like-nuppu seal all vajutavad, et annavad hoogu juurde. Aga see ei ole veel kõik. Ehk siis, kui me mõtleme ka sotsiaalmeedias toimuva peale, siis ilmselt sa oled ise ka sattunud olukorda, kus sa näed, et on inetu postitus kellegi kohta tehtud. See paneb kellegi halba olukorda. Kas või siin erinevatest kiusamise episoodidest tehtud nii-öelda peksuvideod. Et nad satuvad sotsiaalmeedias sulle ette. Sa ei jaga edasi, sa ei like'i seda, aga sa ei tee ka mitte midagi muud. Ja inimesed, kes siis sellises olukorras on, kes ei tee mitte midagi, on tegelikult vaikivad heakskiitjad. Ehk siis nad ei peata toimuvat kiusamist. Sa ei saa jääda neutraalseks, kui on kiusamine. Kui te meenutate bussipeatuse eksperimenti, mida ka televisioonis näidati, kus siis toimus silmnähtav kiusamine, inimesed kõndisid lihtsalt mööda, siis nad ei olnud lihtsalt möödakõndijad. Nad olid vaikivad heakskiitjad. Ja küberruumis on see roll täiesti samamoodi olemas. Aga on veel üks roll, on kaitsjad. Need on nüüd need inimesed, õpilased klassis näiteks, kes ütlevad stopp, kes astuvad kannataja kaitseks välja, kes ütlevad talle toetava sõna või kes siis küberruumis näiteks raporteerivad või siis annavad täiskasvanutele teada, et oi, seal toimub selline asi. Et ka meie koostöökoolides on olnud olukordi, kus lapsed väga kenasti ja väga õigeaegselt annavad teada oma sõprade küberkiusamisest näiteks ja mitte ainult enda lapsevanematele või oma kooli õpetajatele, vaid ka sellist teatamist on olnud koolide vahel. Et ühe kooli õpilased annavad teada teise kooli õpetajatele, et teate, teie kooli õpilased teevad meie kooli sõpradele sellist asja. Et ka sellist koostööd ja teadaandmist on olnud. Nii et ehk siis, kui ka sina ise puutud kokku küberkiusamisega küberruumis, siis on ka sinul see kaalumise koht, et kas sa jääd vaikivaks heakskiitjaks või sa tegelikult astud samme, et kaitsta. See on väga keeruline. Ma ise olen olnud ka olukorras ka täiskasvanuna, kus ma pidin ühe postituse all tähelepanu juhtima, et vabandust, aga sellisel moel salvestatud sisu jagamine selliste kommentaaridega väga selgelt kahjustab seda inimest, keda sa oled salvestanud ja see on küberkiusamine. Et palun lõpeta see. Et ka minul, eksperdil ja täiskasvanul oli seda päris keeruline teha. Ma päris mitu minutit kogusin ennast ja ma tegin selle ära. Ja ma raporteerisin seda postitust samamoodi samal ajal siis kanali kaudu. Et ma tundsin ennast pärast päris hästi, aga samas selline ärevus ja pinge enne selle liigutuse tegemist oli ikkagi päris suur, et kas ma nüüd päriselt sekkun. Nii et see sekkumise julgus ja oskus sekkuda tegelikult on päris suur asi ka täiskasvanu jaoks. Ja kui me ootame, et lapsed seda teeksid, siis see tähendab seda, et me teadlikult õpetame seda neile. Et see oleks norm, et neil oleks see julgus ja oskus olemas. Nüüd edasi. Miks me sellest üldse nii palju räägime? Et isegi kui meil aeg-ajalt tundub, et kiusamine on selline asi, mida me võib-olla mingil hetkel kooli ajal kogeme kõik, puutume sellega kokku, seda on nii palju, et see mõnes mõttes on nagu suureks kasvamise normaalne osa, siis see on nüüd see koht, kus peaks tegema stopp.
Ehk siis teades kõike seda, mida kiusamine inimese tervisega teeb, nii tema füüsilise, sotsiaalse kui vaimse tervisega, me ei tohi seda kuidagi pidada normaalseks või suureks kasvamise loomulikuks osaks. Ei seda, mis toimub vahetuskeskkonnas, ega ka seda, mis toimub küberruumis, sest küberruumis toimuv on veel kordades salakavalam ja need kogemused, need kahjustused, mida inimesed sealt saavad, on sageli väga tugevalt traumajärgse stressisündroomi sümptomitega. Ehk siis võivad täiesti ka psüühikahäire sümptomid tekkida selle tulemusena, eriti mida pikaajalisem see on, mida karmim see on olnud. Et selle slaidi peal on küll välja toodud sellised tavapärase kiusamise tagajärjed, kuid uuringud näitavad, et sageli täpselt sarnased tulemused me saame ka küberkiusamise korral. Ehk siis me kõige esmalt ilmselt tabame ennast mõttelt, et kiusamine kahjustab ohvrit, jah. Ja võib kahjustada päris karmilt. Ehk siis kiusamine on seotud nii näiteks psühhosomaatiliste sümptomite tekkimisega lapsel, laps ei taha kooli tulla, on kõhuvalud, peavalud, arstid põhjuseid ei leia. Sotsiaalse tervise kahjudega, suhted kahjustuvad, minapilt, enesehinnang kahjustub, aga ka võivad kaasneda väga tõsised vaimse tervise probleemid, ärevushäired, depressioon ja üks asi, mida veel, mis on väga tõsine valdkond, mida kiusamisega, ka küberkiusamisega seostatakse, on suitsidaalsus. Ehk siis lapsed, kes on kogenud kiusamist, on palju suurema tõenäosusega mõtlemas suitsidaalseid mõtteid, katsetamas suitsiidi või seda ka tegemas. Et see on valdkond, mida on väga keeruline uurida, aga olemasolevate andmete põhjal need seosed siiski joonistavad päris selgelt välja. Mida võib-olla õpetajatel on oluline teada, on see, et kiusamine ja küberkiusamine väga ruttu ja väga oluliselt kahjustavad suutlikkust õppida. Puhtalt sellepärast, et kiusamisega kaasnev stress ja ärevus, see igapäevane pingeseisund ja hirm põhimõtteliselt on kiusatav laps pidevalt olukorras, kas võitle või põgene. Et see ei jäta väga palju ruumi kognitiivseteks protsessideks, mõtlemiseks, mäluks, tähelepanuks, et mis on vajalikud õppimiseks. Ja see õpiedu langus ei puuduta tegelikult mitte ainult neid, kes konkreetselt nüüd kiusamisega pihta saavad, vaid kogu klassi õppeedukus langeb. Sest see ärevus ja pinge, mis kiusamine klassiruumis näiteks endaga kaasa toob, mõjutab kõiki. Nii et kui kool otsib võimalusi oma õpilaste riigieksami tulemuste parandamiseks näiteks kasvõi, siis kiusuennetusuuringute järgi on üks valdkond, kuhu tasub investeerida. Mida rahulikum, mida turvalisem on laste õpikeskkond, seda paremini nad suudavad õppida ja kiusamine seda turvatunnet selgelt lõhub. Väga palju probleeme on ka nendel lastel, kes kiusavad. Ja mitte ainult sellepärast, et umbes pooled lastest ka meie enda uuringute järgi, kes kiusavad, on samal ajal ka ohvrid. Mitte ainult sellepärast ei ole neil palju probleeme, vaid sageli kiusamiskäitumisega käivad kaasas mitmed erinevad riskitegurid, miks see kiusamiskäitumine üldse tuleb. On näiteks vägivallakogemusi taustsüsteemis, perekonnas, antisotsiaalset käitumist taustsüsteemis, perekonnas, aga mitte ainult, et tegelikult võib kiusata ka väga heade sotsiaalsete oskustega ja väga kenast perekonnast pärit laps, aga seda põnevuse pärast. Lapsed, kes juba on teisi kiusamas, sageli teevad ka teisi probleemseid käitumisi, riskikäitumisi ja mida pikaajalised uuringud näitavad, näiteks Norras tehtud 30-aastane uuring, et see nüüd ei ole küll küberkiusamise spetsiifiline, aga kiusamise teema kohta ta läheb, on see, et lapsed, kes põhikoolis teisi kiusasid, olid hiljem noore täiskasvanu eas rohkem kui 4 korda suurema tõenäosusega politseis kuriteoga arvel. Aga teisi kiusavatel lastel on ka rohkem vaimse tervise probleeme võrreldes nendega, kes siis kiusamisega kokku puutunud ei ole. Ärevust, depressiivsust, suitsiidimõtteid. Nii et abi ja tähelepanu vajavad ka need lapsed, kes kiusavad. Ja samamoodi on häiritud kõrvalseisjad ja samamoodi on häiritud näiteks selle lapse sõbrad, keda netis küberkiusatakse, et ka nende turvatunne ja nende meelerahu lööb kõikuma. Nii et on hästi oluline, et täiskasvanud nii lapsevanemad kui õpetajad teeks kõik endast oleneva, et lapsed ei peaks kokku puutuma kiusamisega. Ehk siis ennetus on ülioluline. Mis me siis teha saame? Mis võtmed meil käes on?
hästi oluline sõnum, mis ma tahan, et tänasest siia kõlama jääks, mis annaks võib-olla igale õpetajale natukene kindlustunnet, on see, et ühelt poolt ei ole vaja küberkiusamise jaoks mingeid super erilisi sekkumise programme peale nende, mis meil juba olemas on. Ehk siis midagi väga uut ei ole vaja leiutada. Nagu ma ka eelnevalt ütlesin, uuringud näitavad, et küberkiusamine on väga sageli seotud koolis toimuva kiusamisega. Ja on uuringuid, mis kinnitavad seda, et kui koolis tehakse mõjusat kiusuennetust juba nii või teisiti, siis see aitab vähendada ka küberkiusamist. Et hästi selged tulemused on näiteks olemas Kiva programmi kohta, mis ühelt poolt aitab mõjusalt vähendada erinevaid koolimajas toimuvaid kiusamise liike, aga samavõrra ta tegelikult aitab vähendada ka küberkiusamist. Mida sinna tasub juurde põimida ja mis tegelikult Kiva programmis on juba sees, on spetsiifilised teadmised ja oskused just nimelt küberkiusamise äratundmiseks, selle märkamise oskused ja siis reageerimise oskused. Ehk siis õppida seda nii-öelda probleemi vastast vaenlast tundma. Ja teine asi, mis aitab, on erinevad turvalise interneti kasutuse reeglid, nagu liiklusreeglid, sest sotsiaalmeedia on nagu mõnes mõttes suur linn, kus on vaja osata liigelda, et sa jääksid terveks ja turvaliseks. Et seda nimetatakse aeg-ajalt ka netiketiks. Ja mis on selline huvitav asi, mida näiteks veebipolitseinikud soovitavad, on see, et hästi nutikas on laste ennast noortel harida, et saada aru, mis seal küberruumis toimub, et õppida ise noorte käest, kuulata nende kogemusi, kuulata, mis kirjutamata reeglid seal kehtivad ja siis aidata neil arutada selle üle, kas sellised tegutsemisviisid on turvalised ja tervislikud või pigem mitte. Ehk siis see noorte endi kogemuste harimine ja kuulamine on ääretult oluline, sest nad näevad ja kogevad nüansse, mille peale meie täiskasvanud ei pruugi tullagi. Meie, kes me võib-olla nii vilunud või igapäevaselt sotsiaalmeedias toimetamas ei ole ja sellest subkultuurist võiks öelda lausa osa väga ei saa. Mis võtmed meil on? Ehk siis mis see ennetustöö tähendab? Lapsevanemad saavad väga palju teha ära läbi selle, et nad nii või teisiti süstemaatiliselt kodus ehitavad turvalist suhet. On lapse jaoks turvalised isikud, arutavad oma laste eluasjade üle, päevakogemuste üle, et on olemas see oskus lapsega tema teemadest rääkida ja harjumus lapse kogemustest rääkida. Et see on asi, mida lapsevanemad iga päev tegelikult saavad vaikselt teha, et iga päev ma võtan näiteks 15 minutit aega ja räägin oma lapsega läbi, kuidas tal tänane päev läks, sealhulgas ka, kuidas sul täna internetis läks. Hoiame oma lapse enesehinnangu terve, ehk siis hästi oluline on, et iga laps teaks, millest ta on hea. Et me loome võimaluse, et laps kogeks seda, millest ta on hea, kas või läbi huvitegevuse, kui võib-olla õppimine nii kerge ei ole. Oleme ise sallivuses ja empaatias eeskujud ja vaatame üle, kuidas me ühelt poolt ise mudeldame erinevaid häid suhtlemise oskusi, konfliktilahendusoskusi näiteks ja tunnetega toimetulekuoskusi ja juhendame oma lapsi ka seda tegema. Ehk siis kogu see sama sotsiaalemotsionaalse arengu toetamine kodu poolt on võib-olla üks selline mõjus viis. Aga samavõrra tähtis on ka kodus kiusamisest ja küberkiusamisest avatult rääkida. Isegi siis, kui probleemi ei ole, sellepärast et selline ennetav asjadest rääkimine toob lapse ja vanema ühele leheküljele ning loob soodsa pinnase ühiseks aruteluks, kui on abi vaja. Ka kooli puhul tuuakse uuringutest välja terve rida selliseid olulisi kiusuennetuse võtmeid, mis on universaalsed, mis aitavad vähendada ka sellist igapäevast kiusamist ja sealhulgas siis ka küberkiusamist. No alates siis sellest, et koolis teadlikult ja süstemaatiliselt tegutsetakse selle nimel, et meil oleks turvaline suhtluskultuur, turvaline keskkond. Turvalise õpikeskkonna kujundamine on tegelikult ju koolidele ka põhikooli gümnaasiumi seadusega ette nähtud. Nüüd, kuidas seda koolid teevad, võib olla väga erinev. Mida veel uuringud välja toovad ja mida meie koolides võib-olla väga juurdunud ei ole, on see, et abiks on see, kui koolis on ikkagi väga selgelt läbi mõeldud ja süsteemi pandud ja planeeritud konkreetselt ka kiusamise vähendamise tegevused, millega ennetatakse, kuidas peatatakse. Nüüd
See on asi, kus meie koolidel on arenguruumi. Eestis ei ole ka koolidel ka kohustust selliseid plaane teha. Aga kui näiteks vaadata lähiriike, kus kiusamist on vähem, siis seal sageli koolidel sellised nõuded on ja neid ka sisukalt siis luuakse ja täidetakse. Üks võti, mida ka meie riiklik õppekava väga hästi toetab, on õpilaste sotsiaalemotsionaalsete pädevuste toetamine ja mitte ainult õpilaste, vaid ka õpetajate sotsiaalemotsionaalsete pädevuste toetamine. Aga mitte ainult, ehk siis ainult heade oskuste õpetamisest jääb väheks, et uuringud näitavad seda, et jah, sotsiaalemotsionaalseid pädevusi toetades me saame olukorra paremaks, aga et sellise mõjusa muutuse saamiseks on vaja teha ka täiendavat harimist just kiusamise teemadel, et oleks nii õpilastel, õpetajatel, aga ka lapsevanematel olemas vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud, et märgata, ära tunda ja sekkuda kiusamisse. Ja miks ma toon siin välja ka lapsevanemad on see, et üks selline väga mõjus viis kiusuennetuseks on koolides korraldada lapsevanematele kiusuteemalisi koolitusi. Ehk siis sellised nii-öelda ennetavad, harivad lapsevanemate koolitused mõjuvad väga hästi kahel põhjusel. Esiteks, niimoodi me saame suurendada tõenäosust, et kui meie kooli õpilased puutuvad kiusamisega ja küberkiusamisega kokku, siis nad saavad ka vanematelt kohe kiiremini adekvaatset tuge. Ehk siis kahju saab minimeeritud. Ja teine asi on see, et kui neid teemasid on lapsevanemad ikkagi koolis kuulnud, et siis nad tajuvad, et ka kooli jaoks nende teemade käsitlemine on oluline ja normaalne ja nad tulevad palju parema meelega kooliga koostööd tegema selleks, et juhtumeid lahendada ja lõpetada. Ja vot see on asi, mis on väga suur väärtus kooli jaoks, sest väga sageli põrkutakse selle vastu, et probleem on suur, mure on suur ja mitte ei teha koostööd, vaid kukutakse vastastiku süüdistamise lõksu. Ja vot see on nagu koht, kus siis lapsed tegelikult jäävad mitme tule alla ja kiusamist lõpetada see väga ei aita. Väga olulised on tõhusad juhtumite lahendamise praktikad koolis. Ja mida täpsemini koolipersonal teab, kuidas juhtumeid lahendada, seda parem. Näiteks sellised ohtlikud asjad, mida meie kooli praktikates siiski veel leidub, on näiteks kiusaja ja ohvri vastandamine. Et see on asi, mida ei tasu teha, sellepärast, et kui me meenutame kiusamise definitsiooni, siis seal oli sees jõudude ebavõrdsuse punkt. Ja kui sa vastandad väga ebavõrdsel positsioonil olevad osapooled, siis on väga suur tõenäosus, et juhtumi lõpetamise asemel sa tegelikult suurendad ohvri kahju. Kõik juhtumite lahendamise protsessid hakkavad pihta üks-ühele, väga delikaatselt, väga õrnalt ja osapooli tuuakse kokku alles siis, kui mõlemad osapooled on selleks valmis. Kui nad tunnevad ennast juba piisavalt kindlalt ja piisavalt turvaliselt. Muul juhul me tegelikult võime kahju suurendada. Ehk siis öeldakse, et kiusamisjuhtumid on sellised, mida tuleb lahendada siidikinnastega. Toimuvad paremini lahenduskesksed praktikad ja karistuslikud mitte nii hästi, aga sellest me võiksime teha täitsa terve järgmise loengu. Ja kui me räägime ka küberkiusamisest, siis hästi oluline on koostöö koolis ja kogukonnas, näiteks kas või koostöö veebipolitseiga, et veebipolitseist võib olla nii kannatavale perele, kannatavale lapsele kui ka koolile väga palju abi ja tuge, kas siis konsulteerimise koha pealt, nõuannete koha pealt, aga ka vahel otseselt praktiliselt sekkudes. Kui nüüd vaadata, et selline pikk võtmete joru, et kuidas see siis praktikas välja võiks näha, siis need koolid, kellel on Kiva programm kasutusel, et Kiva programm kõiki neid võtmeid sisaldab ja kui neid siis süstemaatiliselt ja ette nähtud moel kasutada, siis tegelikult on mõju päris arvestatav. Ja koostööst ei saa me üle ega ümber. 2 sõna veel Kivast, et mitte rohkem. Et kui nüüd vaadata, kui ma siin eelnevalt ütlesin, et ka õppeedukuse tõstmiseks tasub investeerida tõhusasse kiusuennetusse, siis Kiva programm on küll nüüd selline, ütleks siis tööriistakast ja metoodiline lähenemine kiusuennetusele, kus on olemas väga mitmeti tõendatud mõju. Ja seda nüüd soovitab ka Eesti Ennetuse ja Teadusnõukogu, et nad on väga põhjalikult Kiva programmi taga olevad andmed ja uuringud läbi uurinud ja leidnud, et nii kasutusvalmidus kui mõju tõendatus on suurepärased. Ja Kiva siis aitab koolidel ühelt poolt kiusamist, sealhulgas küberkiusamist ennetada
esimese tegevusaastaga reeglina saadakse umbes 5% võrra vähemaks kannatavate õpilaste hulk. Tõhusalt lahendada ette tulevaid kiusamisjuhtumeid ehk siis kiva vastandav ja mitte vastandav juhtumite lahendamise meetod katseuuringutes on näidanud isegi 98% tõhusust. Tavaliselt kogukonnauuringutes, kus võib-olla ei ole nii ranged rakendamise tingimused, et oleme ka Eestis siin näinud seal kuskil 80% edukust kiusamisjuhtumite lahendamisel, mis on väga-väga hea näitaja. Ja seda just juhtumil, kui on rakendatud puhast kiva, et kui tehakse midagi muud, siis need efektid ei ole sugugi nii suured. Ja läbi selle, et saaks võimalikult ruttu juhtumitele jaole ja need võimalikult kenasti ja koostöiselt peatatud, siis ka minimeeritakse kiusamise negatiivseid mõjusid. Ja kiva puhul on näidatud ka mitmeid täiendavaid positiivseid mõjusid, näiteks ärevuse depressiooni sümptomite vähendamist koolis, empaatia ja kaitsmiskäitumise suurenemist, kooli meeldimise suurenemist, õppeedukuse ja õpimotivatsiooni suurenemist. Ja tegelikult üks teema, mis võib-olla õpetajate jaoks on hästi oluline, on see, et kui me meenutame ka Praxise 22 aastal tehtud uurimust Haridus-Teadusministeeriumi tellimusel, kus siis uuriti, kuidas Eesti koolides kiusuennetusega läheb, siis seal praktiliselt pooled õpetajad nendisid, et nad on ebakindlad selles osas, et kas nad oskavad midagi kiusamisega peale hakata. Ja nüüd need õpetajad, kes nüüd Kiva programmis on toimetanud, saavad oma õpilastelt küll üsna ruttu selle tagasiside, et nad hindavad oma õpetajaid palju pädevamaks ja usuvad ka aina rohkem, et õpetaja päriselt saab kiusamise peatamiseks midagi teha. Et see on nagu väga suur selline enesetõhususe toetamise aspekt. Asi, mida te saate siit täna kohe näppu vahele võtta, mis on Kiva programmist avalikult kättesaadav meie kiusamisvaba.ee kodulehel, on miniõpik lapsevanematele. Ja sellest on abi ka siis, kui laps puutub kokku küberkiusamisega. Et ühelt poolt on seal soovitusi lapsevanematele ennetustöö tegemiseks oma kodus, et mõista üldse, mis see kiusamine on ja mida ma saan teha selleks, et minu laps oleks rohkem kaitstud kiusamise vastu. Aga seal on ka konkreetselt juhised esmaabi andmiseks lapsele, kes kiusamisega on kokku puutunud. Mis on need esimesed asjad, mida lapsevanem teha saab ja ka suunised konkreetselt kooliga koostöö tegemiseks. Nii et see on asi, mida iga õpetaja võiks läbi sirvida ja seda te saate ka julgelt oma lapsevanematele soovitada, et seda pääsevad kõik ligi, kas on Kiva kool või ei ole, vahet ei ole. Nii, mõned sammud veel, mida teha? Neid erinevaid soovituste nimekirju te võite leida mitmetest kohtadest. Ühed parimad, mis ma olen näinud, on Targalt internetis veebilehel, et see on selline võrratu aardel aegas, kuhu tasub minna otsima kõike seda, mis puudutab turvalist internetikasutust, sealhulgas ka siis küberkiusamise vastu astumist. Mis on oluline? Mida sa saad lastele öelda või õpetajana, mis sõnumeid kanda lasteni või mida õpetada, on see, et räägi alati sellest, kui sa kohtad internetis midagi sellist, mis tekitab sinus ebakindlust, halba tunnet või lausa hirmutab, et räägi sellest usaldusväärse inimesega, täiskasvanuga. Ehk ära jää sellega kunagi üksi. Noored kipuvad väga hoidma neid kogemusi enda sees ja mitte rääkima. Isegi sõpradega ei räägita küberkiusamisest väga, sest on seesamane hirm, et äkki ma nüüd teen sääsest elevandi ja äkki see ongi normaalne suhtlus. Teine asi on see, et näiteks selliste alandavate piltidega pihta saamine, näiteks kui sul on koolis WC uks lahti tõmmatud samal ajal, kui sa seal parasjagu väga abitus olukorras oled ja sellest on pilt tehtud, siis nendest on häbi rääkida. Ka väga lähedastel inimestel on häbi rääkida. Ehk siis üks asi, millega tuleb toimetada, on see, et isegi kui see asi, see hirmutav asi, mida sa praegu netis koged, teeb sulle väga suure häbitunde. Usu mind, sellest rääkimine toob palju rutem kergendust, kui selle häbi see siis üksi olemine. Ja peale selle, mis on hästi oluline, on see, et kannataja ei ole kunagi süüdi. Ükskõik, mis sa ise oled teinud, kellelgi ei ole õigust sind niimoodi tahtlikult katki teha ja neid inetuid postitusi ja pilte sinust levitada. Kogu asintõendeid ehk siis kopeeri, isegi kui need on väga halvad, väga koledad, väga hirmutavad, kopeeri või salvesta need haiget tegevad postitused. Selleks, et oleks vajadusel võimalik neid asitõenditena kasutada. Screenshotid on siin kõige paremad, sest siis on näha ka selle sisu levimise kanal ja seal on juures siis ka kuupäevad, millal need kõik on juhtunud ja need salvestused on tehtud. Siis saab esimese sammuna saab paluda kahjustav sisu ise postitajal maha võtta ja see päris tihti aitab. Aga kui postitaja ei ole koostöö valmis,
siis saab teavitada ka selle portaali pidajat, näiteks report nupu abil või paluda ka veebipolitseilt abi. Ja kui toimub selline süstemaatiline ärritavate sõnumite saatmine, siis võib olla ka abi sellest, et sa blokeerid kiusaja, et sa ei lase teda lihtsalt oma sotsiaalmeediakanalisse sisse. Veebipolitsei saab ennekõike sekkuda siis, kui tegemist on kuriteotunnustega olukordadega, libakontod, ähvardamised. Aga nad saavad ka nõustada siis, kui on muul moel õigusrikkumisega tegemist ja mida nad on veel teinud, on see, et teatud juhtudel on nad ka siis omalt poolt võimestanud sotsiaalmeediakanalite tegevust reportimise järel. Ehk siis nad on omalt poolt ka reportimas neid erinevaid probleemseid postitusi. Kõige suurem mure on TikToki kanaliga, et seal nagu saada reportimise järel postitusi maha on väga keeruline. Ükskõik millal ja millisel moel tema õpilastega käsitlete küberkiusamise teemat. Mul on siin lausa punane kast pandud slaidi peale. Alati pange juurde info abi saamise kohta. Et isegi kui laps võib-olla tunnis ei ole valmis seda enda abivajadusest märku andma, on oluline, et teema käsitlemise järel igal lapsel, kel jäi midagi sisse krõbisema sellega seoses, et nad saaksid kätte niidi otsa, kust ma saan järgmiseks abi küsida. Hästi toetavad lasteabitelefon. Neil on lasteabil ka chat olemas. Samamoodi aitab küberkiusamise korral ka ohvriabitelefon. Ja nii õpetajad kui lapsevanemad saavad nõu pidada ka koolipsühholoogi nõuandeliinil ja lapsed samamoodi. Need erinevad kanalid on olemas ja neid saab kasutada. Et hästi oluline on see, et ei jääks kannatav osapool üksi, ei laps, ei täiskasvanu. Veebipolitsei poole saab tõesti pöörduda, internetis on olemas nüüd juba paar aastat, meil on palju rohkem kui ainult 1 või 2 veebipolitseinikku üle Eesti, et meil on lausa piirkondlikud veebipolitseinikud, kes teevad väga ägedat tööd. Nende koormus võib olla küll kohati väga suur, aga samas nad ka koolides ennetustööd abis tegemas käivad. Nii et veebipolitseiga saab igal juhul tasub suhelda nii ennetavalt kui ka juhtumite korral. Skeli enam on. Nii, kas on meile küsimus? Kõik oli väga lihtne kogu aeg. Ja, kas kellelgi on küsimus või juhtus kogemata see hääl? Ilmselt ei olnud küsimus. Ja tegelikult üks asi, millest tasub veel õpetajal teada, on see, et kiusamise korral on lapsevanematel õigus pöörduda kohtu poole ühelt poolt kahju hüvitamise nõudega, et see nüüd ei ole kriminaalne teema, vaid on... Ma olen sees. Ja, kas on küsimus? Kellegil on mikrofon sees? Ei kuule midagi. Ja ma ei... Tiiu, kas sa saad aidata, palun? Ma just tegelikult natuke aega tagasi panin selle mikrofoni kinni ja nüüd ta ise tegi selle lahti. Ma panin uuesti kinni. No proovime hakkama saada, ei ole häda. Ja teine asi on see, et kui nüüd on olnud anonüümne postitus, siis politsei tegelikult saab ei ole tegelikult keeruline IP-aadressi järgi siis püüda välja trackida, kes selle postituse on teinud. Et reeglina enamus küberkiusajaid ei näe sellist väga spetsiifilist vaeva selleks, et oma jälgi varjata. Aga politsei saab seda trackimist teha ainult siis, kui selle taga on kohtuotsus. Ehk siis kohus annab politseile aluse kindlaks tegemiseks, kes on selle postituse taga ja siis ohvri pere saab nõuda tekitatud mainekahju hüvitamist. Et see on päris pikk ja kole protsess, võib olla päris raske protsess, aga see on üks võimalus, millest tasub teadlik olla. Ja vahel ka kiusajaid heidutab see teadmine, et nende tegudele võivad olla ka sellised tagajärjed, et nende vanemad peavad päris olulisi summasid maksma selleks, et nende poolt tekitatud kahju hüvitada. Ja seda praktikat Eestis juba on ka. Nüüd, kui sa juhtud ise märkama küberkiusamist, jälle sõnumid nii sulle kui õpetajale, aga tegelikult ka sõnumid, mida sa saad lastele edasi anda, on ära levita kiusavat sisu edasi, et sellega sa tegelikult aitad ise kiusule kaasa. Anna tegijale teada, et kiusamine ei ole okei.
ja palus ebasobiv sisu eemaldada, et seda saab ise teha vahetult sekkudes, aga sellega see on võib-olla laste jaoks vahel hästi keeruline koht, et sellepärast, et nad seavad ju ennast ise samal ajal sihtmärgiks. Aga ära lihtsalt jää niisama kõrvale seisma. Mida veel teha saab, mida saab soovitada, on see, et kui sa tunned, et sa ikkagi tahad kuidagi seda kiusamist peatada või aidata seda, kellele liiga tehakse, siis sa võid ju tegelikult saata kasvõi sellele kannatavale osapoolele toetava sõnumi või siis olla see, kes annab täiskasvanule märku, et siin on pahasti lood, palun appi. Ja nii edasi ja nii edasi. Nüüd natuke veel ressursse, ehk siis kuhu siit edasi minna õpetajal. Hästi häid materjale nii enda teadlikkuse tõstmiseks kui ka lastega tundides käsitlemiseks leiab Telia suurima julguse lehelt, juba mitu korda mainitud targalt internetis lehelt, et see on selline korralik aardelaegas. Ja siis tegelikult leiab ka meie kiusamisvaba.ee kodulehelt, et ühelt poolt ripub seal üleval juba eelnevalt viidatud küberkiusamise konverentsi videosalvestused, et saate ettekannete kaupa sealt kuulata, kuidas veebipolitseinik Andero Sepp sellest räägib, kuidas räägib koolipsühholoog Olle Seljov, kuidas räägib psühhiaater Anne Kleinberg, targalt internetis esindajad või siis ka näiteks õpetaja Katre Hein ja rääkimata siis 2 väga ägedast noorest inimesest. Ja leiab ka kiusamisvaba.ee materjalipangast täiesti tuttuued, ma loodan, et praeguseks hetkeks juba veebis üleval olevad õpiobjektid või siis tavapäraselt võib-olla siis mõtestatuna tunnikavad. Küberkiusamise ennetustund esimesele kooliastmele, et kuidas hoiduda kiusamisest sotsiaalmeedia suurlinnas, et see tund on nüüd valminud koostöös tagasi kooli e-külalisttundidega, seal on videoloeng ja sellega kaasnevad ülesanded. Ja see on saanud, seda on kasutatud juba rohkem kui 1000 õpilase peal ja see on saanud kasutajatelt väga positiivset tagasisidet. On olemas aktiivõppetunnid, tegelikult lausa topelttunnid teisele kooliastmele ja 3. kooliastmele ja gümnaasiumile. Ja gümnaasiumil me disainisime selle küberkiusamise tunni sellise probleemilahendusõppena, kus siis me kutsume üles gümnaasiumi noori ise koostama harivat lahendust täiskasvanute õpetamiseks, et mida täiskasvanud peaksid teadma küberkiusamisest ja kuidas nad saavad noori toetada. Et sellised aktiivõppelised vahvad lahendused, mida siis õpetajad saavad oma klassiga oma tundides kasutada. Et julgustan teid uurima minema. Nii, et selline oli siis see minu ettevalmistatud loeng, ma ei ole näinud chatti. Et kas meil tuleb chatist ka küsimusi, ma kohe tulen piilu. Nii, ja midagi, ja ei olegi küsimusi chatis. Kas kellegi, meil on täitsa veel paar minutit aega, et kas kellelgi praegu on veel küsimus, mis nii kripeldab, et tahaks, selle peab ära küsima, muidu ei saa tänast digilõunat edukaks lugeda. Nii ma praegu vaimusilmas kujutan ette, kuidas kellelgi nobedad näpud parasjagu töötavad ja toksivad sisse küsimust. Iseenesest on võimalik ka häälega küsida. Ja, Irina näitas meile pöialt, väga tore, aitäh. Ka positiivne tagasiside on väga tore ja ma panen korraks meie selle viimase slaidi tagasi, sest seal mul oli lausa. Nii, kas te näete praegu minu slaidi? Praegu on see kõige viimane ees. Ja seal on üks QR-kood. On nii, ehk siis ja, et selle QR-koodiga saate te andagi meile tagasisidet selle tänase digilõuna kohta. Et klõpsake see endale telefoni, me saadame hiljem ka selle tagasiside lingi koos slaidimaterjalidega, et kes nüüd praegu QR-koodi kaudu sinna ligi ei pääse, et seal on lihtsalt paar küsimust meile tagasisideks. Et sellest me oleme hästi-hästi tänulikud ja selle kaudu me saame aina toekamaid koolitusampse meie õpetajatele pakkuda. Aga mina olen hästi tänulik teile
kõigile, kes te siin täna kuulamas olite või kes te seda hiljem järele kuulate. Ma soovin teile hästi palju jaksu ja julgust küberkiusamise teemaga toimetamisel, iseenda harimisel, oma laste harimisel. Ja vaat küberkiusamine on küll selline asi, mis on absoluutselt täiskasvanute asi ja selle peatamine on meie kõigi asi. Mida rohkem me sellest teame, seda paremini me ilmselt oskame ühelt poolt ennast kaitsta ja aidata ka meie lastel, meie õpilastel küberruumis turvaliselt suhelda, sest ilma küberruumita me tänapäeval ilmselt ikkagi hakkama ei saa. Mõnusat kevade jätku teile ja tuleks varsti soojad ilmad ka. Aitäh! Aitäh teile kõigile ja kena päeva jätku!